Üldse seda välja mõtled, see on lihtsalt üks mõte. Mida sa teed? Hirmuta. Nii. Lähme. Ma tulen ju siis, kui ma tahan. Jah. Ma neelan selle alla! Sinu pärast ühe jooksuga! Ära eemasta! Ma neelan selle alla! See ei ole sinu moodi. Sinu viga! Seda naise käes! Naisega laskutakse põldile, ta öeldakse kallis palun ära tee, ma kannan siit kätel, sa oled mu elu! Seda naist koheldakse nagu seebi ooperit! Ma ei saa seda teha, see oleks allaandmine. Siis ma joon selle ära! Kas sa ise enda seda asja? Ma ei saa! Miks? Sellest oleks pidanud alustama. Alustame. Simona, miks sa tualetti puhastusvahendi tahad ära jõua? Sest ma olen üksi, ma olen nii üksi, et ma tunnen, et ma ei ole üldse mina, ma olen nii üksi, et mind vist ei olegi olemas. Sa ei ole üksi. Sul olen mina. Ja minul olen sina. Sina oled ja mina olen. Sellepärast me olemegi meie. Simona, meie üheskoos. Nüüd sa kohtled mind nagu seebi ooperit. Palun pane mind maha. Ma ei pane sind maha. Sest sul on pseudoprobleem. Ei räägita. See ei ole mingi tsirkus. See on elu. Elu roosas elevandis. Miks sa naerad, kui mul valus on? See on kuidagi hea praegu. See ei ole esimest korda mulle tarvis. Sa oled selline, sa tegutsed. Sa oled pragmaatiline, sa oled esimest korda selline nagu siis, kui ma leidsin su sealt maja ees, kui ma su tuppa ära tõin. Sa tegutsed, toimetad. Mitte istuma oma arvutidega ja ei kuulama fucking Tüümanit kogu aeg, mulle meeldib. Nüüman on osa minu identiteedist. Nüüman kirjutas muusikafilmile, mille peakangelane laseb oma sõrme maha raiuda, sest ta ei saa kellelegi öelda, kui üksi ta on Leevi, kas sa nüüd oled õnnelik. Esimest korda üle pika aja. Aga kogu see situatsioon, see on tõsine asi. Sa ise soovisid seda. Ma enesemaku läbi puhastusvahend joomise tegelikult ei soovinud. Ei räägi sellest. Me said alla neid narkoose. Sa ise soovisid mulle. Last! Soovisin sulle, ma isegi soovitasin seda aastat, et saada ta koos. Narkoose, mis mul tekivad, kui Katriin jälle siin on käinud. Aga Katriin ju ka nõustus. Ta üle jäi ka 40 lähedal vanatüdruk. Sa oled olnud võit ja lase meil kõigil olla. Kuid Leevi, sa ju ei kõlba isaks. Sa baseerud instinktidel, sa oled instinkti inimene, sa ei ole armastust saanud, mistõttu sa ei oska olla inimlik, sa ei oska armastada, sa sobid ainult objekte välja valima ja neile elanikele leidma, sa sobid kinnistesse, karpidesse elusid vangistama, nende kallal vägivallatsema. Seejärel pärast vangistamist võtad sa neid hapnikku, sa keerad kraanid kinni, annad ainult jao pärast kõikidest sinu objektide elanikud saavad tahvatud kiburad olendid, kes on nagu raamatute vahel ära kuivatatud võimed seejärel, kui nad keelduvad kuivumast. Oletame, et nad leiutavad mõne muu meetodi, kuidas elus püsida, näiteks
mille kaudu nad saavad tõmmata mahlakat muusikat või tellida maitsega toitu või mis veel hullem, neil tekib mingi salajane liin, mille kaudu nad saavad rääkida teiste elusolenditega juttu, siis sa ei näita mitte kellelegi teed, sa ainult käsid. Olema teerajajaks, kasutama seda inimest, mida te mäletame, kes ei ole samasugused nagu sina. Mida sa öelda tahad? Mida? Ma tean, et nii kui mitte ei ole, ma tunnen ta lõhka. See oli osa kokkuleppest. See kokkulepe, et annab lapse meile. Ta on ka inimene, tal on tundnud. Sul on ühtegi ta vastu ole levi. Kas sa talle selle asemel vastu vahtimist ei taha anda nagu mulle? Kui sul hale on levi, sul ei ole kellestki teisest. Hale peale ise enda. Sa oled õe. Miks sa teda kaitse? Ma ei kaitse, ma olen õiglane. Ei. Siin on midagi